Surve jaotuvust riskipiirkondades on võimalik saavutada survet ühtlustavate või vähendavate abivahendite abil. Näiteks selili lamaval patsiendil on surve kontsentreeritud ühele pinnale kannal. Patja või kannakaitset kasutades jaotab survejõud kanna ja kontaktpinna vahel suuremale pinnale ning kannanahale mõjuv kontsentreeritud jõud nõrgele. Patja kasutades vältige patsiendi asendit, kus keha toetub tekkinud lamatiste piirkonnale. Libisemise ja hõõrdumise jõu vähendamiseks on oluline jälgida, et patsiendi peaasend ei oleks üle 30 kraadi.